päris hea. Just, võin alustada. Head pärnakad, head suvekülalised. Alustuseks üks selline mõte, et pane laps õnne joonistama ja paljud neist saavad kohe kahtlusteta hakkama, aga püüa seda ise täiskasvanuna teha. Mul on selline tunne, et enamik meist mõtleb ja näeb, et me oleme tupikus. Käsi ei tõuse ja me ei saa joontki paberile. Miks? Kuidas siis visandada seda, kuidas siis elus luua seda, mida me isegi visandada ei oska? Olen Ille Rohtlaan, ma olen põline pärnakas, siin sündinud, kasvanud, koolides käinud, oma pere Pärnu linnas üles kasvatanud ja just seetõttu ma julgengi ennast põliseks pidada. Ja mingil hetkel ma mõtlesin tõsimeeli, et merest kaugemal sisemaal pole üldse võimalik elada. See veemassi ja selle värske õhu inspireeriv, värskendav, karastav lähedus tundis absoluutselt vältimatu. Aga loomulikult pole see nii. Asi on ilus, asi on avaruses, asi on loomingus ähvatuste järel igatsemises. Ja küsimus ongi, et kust see igatsus siis tuli? Juba algklassi õpilasena Rääma koolis hakkasin käima kunstiringis, kus sealne õpetaja sai minu jaoks siis selliseks eeskujuks, et ma juba siis mõtlesin, et ma hakkan kunstiõpetajaks algklassides. Ja kui Pärnu linnas avati laste kunstikool, siis tema soovitas mul ka sinna astuda ja loomulikult ma läksin. Ja mõeldes nüüd nendele aegadele, siis laste kunstikooli looja, direktor Peeter Somelar, kes andis meile ka maalitunde, ütles kogu aeg valgust ja varju, värvi, ärge kartke värvi. Ja need sõnad kummitavad siiamaani, kui ma tema peale mõtlen, tagasi mõtlen. Ja niiviisi need esimeses lennus laste kunstikooli õpingud kulgesid ja Peeter Somelar oli minu jaoks ka selline inspireeriv õpetaja, et ma mäletan ka seda, kuidas ta ise seda aega on meenutanud. Muistas ta tuli Narvast siia Pärnusse, ta oli ka Narvas juba laste kunstikooli loonud, kui ta siia tuli. Ja laste kunstikool töötas siis Raeküla vanas koolihoone kõrval on see väike madal maja. Ja Somelar ütles ikka, et ta meenutab seda maja juba lõhna järgi. Ja lõhna järgi miks? Eelkõige sellepärast, et seal majas olid kuivkemmergud. Ja muidugi sellel ajal ei olnud seal majas ka telefoni, mitte keegi ei seganud, aga samas sel ajal tung sinna õppima. Kõik lapsed, kes seda kunsti ja joonistamist õppida soovisid, neid oli hästi palju. Ja see pikk koridor selles majas, seal ääres olid siis nii joonistamise, maali, kompositsiooni ja skulptuuriklassid ja igas selles ruumis oli oma lõhn ja oma meeleolu. Näiteks joonistusklassis oli akadeemiline, selline grafiidi ja kustukummi ja natukene seda meenutav õhk ja õhkkond. Siis muidugi maaliklassis rafineeritult värviline, millega seoses kohe tuleb meelde see, et kuidas me tavatsesime alati maalipinslit loputades seda oravasaba pinslit suust läbi tõmmata. Vaadake, need Leningradi akvarelli värvid ju sisaldasid mett. Kompositsiooniklass, see vast oli selline vaba ja piirideta, skulptuuriklass oli selline savine, savitolmune, kiviblokiline. Ja et joonistamise vahepeal ma käsi soojendada, siis me kogunesime klassi nurgas oleva ahju ümber. Selle kütmine oli majahoidja igapäevatöö. Et ma armastasin ka väga palju raamatuid lugeda ja käisin ka luulelugemisvõistlustel, siis keskkooli ajal ma liitusin ka kooliteatriga. Kooliteatrit juhendasid tol ajal Aare Laanemets ja Elmar Trink ja 1986. aastal me mängisime Endlas Maurice Maeterlinki Sinilindu. Ja selles lavastuses mängides ma nägin, et rolle küpsetades
tegid nii lavastaja Aare Laanemets kui ka Elma Trink ära meiega, kes me olime paarkümmend etenduses kaasa tegevad koolinoored, väga tõhusa ja uskuge mind, siiamaani mõjuva õpetajatöö. Eeskätt muidugi see, et see, mis Aare Laanemets ja Elma Trink tegelikult õpetasid, oli teatri lavatagune töö. Seda tööd tundma, tausta teadma ja austama. Kuni sinnamaani välja, et meil tekkis selline tunne, et enne laval astumist oleks pidanud kingad jalast ära võtma. Oli elementaarne, et me pidime kõiki näitlejaid ja teatritöötajaid valvelaua ukselt alates tervitama. Ja uskuge mind, see ei mõjunud paatoslikult, vaid väga-väga loomulikult. Aare Laanemets oli juhendajana vastu igasugusele diletantismile, mis rikkus tema meelest siis suure potentsiaaliga lavanoored juba koolis ära. Ja õpetajana see maksimaalsust oli tõeline maksimalist, aga ta lasi nii vastused kui lahendused leida noorel endas ja endast lähtuvalt. Ta ei surunud noort näitlejat vormi. Ta aitas nagu tegelaskujuks vormuda. Ja see kõik tuli meie jaoks nii olulisel ja nii õrnas eas ja kõik sel ajal omandatu ja ka vastu peegeldatu aitas meil kõigil kindlasti oma elus õiget tee otsa leida. Ma mäletan, et kooliaasta lõppedes rääkisid nii Laanemets kui Trink meist igaühest eraldi. Just niisugust teist isiksuse kujunemise analüüsi, mis nii sügavalt puudutas, ei ole elu mulle enam hiljem pakkunud. Ja just see sisemine põlemine ja ülim nõudlikkus, autoriteet, napisõnaline tunnustaja, kõik see iseloomustas õpetajad, kelle isiksus ja õpetus mõjutas kooliteatri lapsi rohkem, kui nad ise seda arvatagi oskasid. Ja Aare Laanemetsa veendumus oli siis, et Pärnu kooliteater on kooslus, kus sõnadel nii kool kui teater on võrdne osakaal. Me ei kasvata näitlejaid, vaid eelkõige inimesi, ütles ta. Ja just niiviisi oma elule ja kujunemisaastatele tagasi vaadates saab aina selgemaks, kui olulised on lapseeas just esimesed teejuhid õpetajad. Ja just need kõige loovamad, kõige eredamad isiksused neist. Nii joonistamise, maalimise, teatri kui ka kirjanduse kaudu õpetatakse hindama elu kogu tema värvikuses, kogu tema heleduste ja tumedustega ning teadvustama elu ja inimeseks olemise saladust, millega me tegelikult ju tegeleme kogu oma elu. Ja see sund oma elamusi väljendada ja kunsti kaudu kujutada peegeldabki olemise ja elamise saladuse järk-järgulise mõistmise teed. See on see kasvanud ja arenenud loomingulisus, loov lähenemine, mida järjest enam keerulisemaks muutuvas maailmas üha enam hinnatakse ja väga oluliseks tulevikuoskuseks peetakse. Just selle loovuse mõõduks peetakse siis suutlikkust leida ootamatuid lahendusi. Ja täiskasvanutes hindame me seda väga ja julgustame neid ju mõtlema kastist väljapoole. Miks me aga sageli koolis lapsi nii väga kasti ja üldtunnustatud raamidesse üritame suruda? Enamgi veel, on kõlanud mõtteavaldusi, et kool lausa tapab loovuse. Olen tänaseks koolis töötanud juba üle 20 aasta. Ma muuseas alustasingi kunstiõpetajana, samal ajal õppides kaugõppes Tartu Ülikoolis Eesti filoloogiat. Hiljem ülikooli diplom taskus, Eesti filoloogina asusin siis tööle täiskohaga eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Ja oma töös olen muidugi innustanud õpilasi loovalt ja nii-öelda kastist välja mõtlema ja nii nagu täiskasvanuid õhutatakse erinevatel koolitustel ja ideekorje praktikatel siis raamidest välja tulema, aga see kastist välja tulemine ja raamidest välja tulemine jääb sageli just nimelt julguse ja ka oskuste taha. Meis napib julgust teistest erineda. Seda enesekindlust just olla ja mõelda teisiti kui enamik. Ma võin oma kogemustest kinnitada, et loovus on teekond, mitte tulemus. Ja see õpetaja teejuhi usk ja toetus on väga vajalikud. Veendumus, et kõik lapsed on mingil alal andekad.
vähem võrdlemist ja rohkem tugevuste märkamist ning vaimustuse jagamist saavutuste puhul, just nii kasvab noore inimese enesekindlus ja usk oma tugevustest ja ta julgebki siis järjest enam raamidest välja tulla. Ja siin Pärnus on olemas kõik eeldused ja võimalused noorte mitmekülgse arengu toetamiseks. Siin on tugevad koolid, õpetajad, kunagisest lastekunstikoolist on saanud osa kunstide koolist, teater Endla juures on ka koolteater alles. Meie linna põhikoolid ja gümnaasiumid pakuvad eriilmelisi õpivõimalusi ja enamgi veel. Linnavalitsuse projekt Pärnu linn kui õpikeskkond on avardanud õppimise ja õpetamise võimalusi kooliruumidest väljapoole, hõlmates nii muuseume kui ka teisi kultuuriasutusi. Ja veelgi enam, Pärnu linna uus haridusstrateegia kasutab ka väga loovat ja kujundlikku pealkirja, et haridus kui mereseiklus. Ja siit nüüd oma kooli juurde tulles. Minu kool on Pärnu Koidula gümnaasium ja Koidula gümnaasiumi õpilaste pealt ma näen, kui palju mitmekülgseid ja andekaid noori inimesi meile õppima tuleb. Ühelt poolt nad soovivad sügavuti saada selgeks reaalteadused ja uurida neid, aga teisalt nad tegelevad väga põhjalikult ja väga kõrgel tasemel nii kunsti, tantsimise, muusika kui ka spordi ja muude kõik selliste huvitavate huvialade ja muude tegevustega ka. Ja muidugi kõik see soov ennast näidata koolielus korraldajana kaasa lüüa on hästi-hästi suur. Näiteks meie kooli õpilase esinduses on nende aktiivset hulk ikka kohe mitmekümne noore suurune, siin on lausa konkurss. Ja meie kooli juhtkonna kindel põhimõte on see, et kool on õpilase jaoks. Koolis peab õpilane saama teha ja korraldada oma üritusi ja sündmusi just nii, nagu ta soovib ja ta teeb seda ise algusest lõpuni. Kooli juhtkonna asi on toetada materiaalselt, anda need ressursid, anda see võimalus, anda see ruum ja noored peavad saama korraldamise kogemuse. Just nimelt see tegutsemise vastutus, julgus on see, mida on ka tulevikus ja noortel väga-väga vaja. Aga muidugi, loomulikult, kõik alati ei laabu, kõik ei lähe alati ladusalt ja siis on alati olemas õpetaja juhendaja, kes appi tuleb. Ja siit nüüd oma kõnet kokku võttes õpetajana rõhutan, et hästi tähtis on mõista, et sellised ettevõtlikud ja loomingulised lapsed teevad meie elu küll palju keerulisemaks, kuid sellist loovust täis aktiivseid ettevõtlikke noori inimesi, täiskasvanud inimesi tulevikus otsitakse ju lausa tikutulega taga. Nii et aitäh kuulamast!